Ole hea. Tere päevast. Mul on rõõm teid siin näha ja tõesti jooksin praegu otse koolist, vaatamata sellele, et on koolivaheaeg. Ja mina räägin täna teile sellest, kui palju peaks koolis sõjast üldse rääkima. Aga alguses ma tahan teile näidata ühte pilti. See pilt on tehtud 6. juunil sellel aastal ja pildil te näete noori, kes panevad oma unistuse kooli kontseptsiooni. Aga nad teevad seda laeva koridoris, kuna need tingimused, miks nad praegu on Eestis ja see põhjus on sõda. Ja järgmine pilt on see, et need samad õpilased on tegelikult juba koolis. Need on õpilasesinduse esindajad ja hetkel meie koolis õpib 575 noort, kes on tulnud Ukrainast Eestisse. Ja nad tulid mitte sellepärast, et see oli otseselt nende soov, aga nad tulid sellepärast, et nad seda pidi tegema. Ja see teema, ehk siis sõda, on kogu aeg meie ümber. Meie koolis õpib 575 noort, 3. kooliaste, 7. klass on kõige noorem ja 11. on kõige vanem. Ja nendest töötab meie meeskonnas 80 inimest ja nendest on 30 Ukrainast pärit. Ja meie ees igapäevaselt seisavad erinevad küsimused. Ja see küsimus tegelikult mitte ainult, kui palju peaks koolis sõjast rääkima, aga need küsimusi on aina rohkem. Ja esimene küsimus, mida me koolis küsime, on üldse seda, kas koolis peaks sõjast üldse rääkima? Ehk siis see kas-küsimus. Kas me võtame seda teed, et me ignoreerime seda või me seda märkame? Me teame kindlasti, et igal juhul, kas siis meie kool, Vabaduse kool või mõni teine kool, sellest teemast hakatakse rääkima ja sellest räägitakse. See on meie ümber, peredes, televiisorist, internetist, igal pool. Ja me leiame, et see, kui me sellest koolis räägime, aitab ka sellele, et me väldime neid konfliktseid olukordi, väldime neid emotsioone ja räägime faktidega. Kindlasti sõda on seotud ka traumaga. Mõnel noorel, mõnel inimesel on seda rohkem, mõnel on seda vähem ja mõnel võib-olla me hoopis näeme seda mõne kuu pärast, mis traumadel tegelikult pärast neid olukordi on. Ja meie koolis otsustasime, et me valime seda märkamisteed, et me räägime, märkame, toetame ja see on Vabaduse kooli põhimõte. Järgmine küsimus, mis meie ees seisab, on, miks me üldse peaksime sõjast rääkima. Nii nagu ma mainisin, meil on palju noori ja see sõna trauma tegelikult puudutab kõiki neist. Nad on näinud seda, mida nad tegelikult ei pidanud nägema. Ja suur trauma on see, kui me sellega ei tegele, siis see alles süveneb. Ja seda koolis me ka näeme. Seda näevad ka meie spetsialistid, seda näevad ka meie psühholoogid. Ehk siis meie ülesanne on pöörata sellele tähelepanu, et me seda ei väldi ja me toetame noori sellega, kuidas selle traumaga hakkama saada. Kindlasti seoses selle teemaga, sõjateemaga, see emotsionaalsus, see vahepeal viib ka konfliktideni.
Meie koolis aga õpetame, kuidas konfliktses olukorras oma argumente välja tuua, kuidas rääkida faktidega, kuidas analüüsida seda, mida ma räägin, mida ma kuulan, mida ma näen. Ja õpetajad arendavad ka loogilist mõtlemist ja see on see, miks me räägime sõjast. Kindlasti see põhjus, miks me seda teeme, on ka see, et see on noorte reaalsus. Ja põhjus, miks nad on praegu Eestis, on see, et see on sõda. Ja me peame neile seletama, me peame rääkima sellest, mis toimub nende kodumaal ja mis juhtub või võib juhtuda siis, kui nad tulevad koju tagasi. Ja nad peavad olema sellest teadlikud. Täna üks ajalooõpetaja rääkis mulle näiteks sellest, kuidas noored rõõmustavad iga Ukraina võidu üle. Ja seda koolis on meil igapäevaselt kuulda ja näha. Järgmine küsimus on kindlasti see, et kuidas me siis sõjast räägime. See on väga emotsionaalne teema ja siin kohal on vaja need emotsioone kõrvale jätta. Me räägime faktidega ja me räägime mitte sõjategevustest, vaid me räägime sellest, mida see inimese jaoks tähendab. Mida siis inimene tunneb, kui ta neid olukordi oma kodumaal näeb ja kogeb. Me räägime sellest hoolivalt, veenvalt ja toetudes inimväärtustele ja kindlasti kui ka meie kooliväärtustele. Empaatia, turvatunne, see on see, mida me koolis toetame. Huvi ajaloo vastu Ukraina õpilastel on väga palju tõusnud. Nad igapäevaselt ajalootundides küsivad, uurivad, tahavad rohkem teada ja meie ajalooõpetajad on selle üle väga rõõmsad. Ukraina poolt on tegelikult ka välja töötatud käsitlused, kuidas rääkida õpilastega, noortega sõjateemast. Ja need käsitlused ka meie Ukraina õpetajad igapäevaselt kasutavad. Järgmine küsimus on see, kes peaks siis sõjast rääkima. Meie meeskonnas on 60% õpetajatest kohalikud ja 40% on Ukrainast pärit. Ja neil on igalühel on erinev kogemus. Ja kindlasti sõja teemal räägivad nii need, kes on ise seda läbi elanud ja seda näinud. Aga need, kes ei ole seda näinud ja kes ilma emotsioonideta saavad sellest teemast rääkida. Ja see, kui palju peaks sõjast rääkima, on tegelikult väga individuaalne. Igas klassis on ka see erinev. Mõni klass, mõni noor küsib väga palju, uurib, räägib oma perega, räägib teiste õpilastega, klassikaaslastega, õpetajatega. Mõni aga seda teemat väldib ja see on täiesti okei. Me igapäevaselt toetume ka meie tugispetsialistide poole. Meie koolis on 10 tugimeeskonna liikmed, kes noori toetavad ja kes sellel teemal ka räägivad. Ja toetavad mitte ainult noori, vaid ka õpetajad, kuna nendel on ka see hirm sellest teemast rääkida. Ja kindlasti on see vanus. Meie eeldus augusti lõpus oli see, et gümnasistid, suuremad, kindlasti tahavad sellest teemast rohkem teada saada, rohkem rääkida. Detailsemad, konkreetsemalt. Aga tegelikult ei ole. Me näeme, et meie noorimad õpilased, 7. klass, nemad on need, kes kõige rohkem küsivad ja uurivad. Nad tahavad teada, miks ja mis toimub nende kodus. Ja nendele küsimustele, mida ma praegu ütlesin, kuidas, miks, kas, kui palju, igapäevaselt vastavad need samad inimesed, keda te praegu siin näete. See on Vabaduse kooli meeskond, kes
igapäevaselt vastavalt sellele, kui palju peaks sõjast rääkima. Aitäh! Ma kujutan ette, et sulle võib tulla nüüd siin palju küsimusi. No, vaatame. Ma kõigepealt vaataksin inimeste poole, kes on siin seda väga vaikselt kuulanud, ma panin seda tähele. Jah, et ma ei saa võrrelda, kuna ma alles liitusin teiega. Hea küll. Ma alustan täiesti võib-olla sobimatu küsimusega, aga milline on su enda taustal? On sul esivanemate hulgas ukrainlasi ka? Ei ole, tegelikult ei ole. Aga mina, nagu kõik teised meeskonna liikmed, on need, kelle jaoks see on väga südamelähedane teema ja kes elab kaasa ja tegelikult see, nii mina kui ka minu meeskonna liikmed teevad seda kooli sellepärast, et nad tunnevad, et see on nende missioon. Ja see, mida ma praegu teen, ma õpin ukraina keelt koos oma kolleegidega, et see on tegelikult väga põnev tee ja ma õpetan koolis eesti keelt, õpin ise ukraina keelt ja meil toimubki õpilastega selline vastastikune protsess. Et mina näitan, et mina tahan ka nende keelt õppida ja nemad seda hea meelega teevad, et kui näiteks me siin hiljuti õppisime kuud, jaanuar, veebruar, kuidas nad niimoodi nii rõõmsalt karjusid, luuti, veebruar on luuti, et mina niimoodi õpin. Nüüd Ukrainas endas on ilmselgelt käimas üks protsess infovallas, kui sa oled pidevalt teravas konfliktis kellegi teisega, keda nad väga tihti kutsuvad siis venemaalasteks rassiani, siis see võib üle kasvada ka selliseks totaalseks vihkamiseks. Ja samal ajal Zelenski presidendi administratsiooni koha pealt üritatakse väga selgelt tõmmata sellele piiri, et me ei tohi ise muutuda oma vastaste sarnaseks, et sellele ise tuleb inimeseks jääda. Et räägi, kuidas te seda oma koolis lahendate, sest kindlasti on ka teil neid, kes on valmis kõiki venelasi panema ühte patta. Ja, seda emotsionaalsust on kindlasti palju ja ehk siis õpetajad seda juhendavad ja nad tegelikult väga seda kartsid. Ja millega me oleme kokku puutunud, kui me vaatame kas siis maailmakaart, et õpilased tegelikult ei taha seal näha Venemaa riiki üldse. Aga nad õpetajatega püüavad leida neid võimalusi ja sellest ausalt rääkida. Et kuidas me teeme, et kas näiteks, et kui nad tahtsid seda üldse üle värvida, et kas me saame näiteks teiega praegu panna kleepsu, et kui te olete valmis, siis me saame seda kleepsu sealt kaardilt lihtsalt ära võtta. Ja kuna mina õpetasin ka ja meil sattus selline teema, kus me õppisime erinevaid riike ja Venemaa oli ka üks nendest. Ja siis me leppisime kokku, et siis seda sõna me praegu ei õpi, aga võib-olla kunagi tuleme selle juurde tagasi. Millised on praegu teie laste jaoks või teie enda jaoks peamised infokanalid, kus te saate informatsiooni selle kohta, mis Ukrainas toimub? Ma arvan, et see on kindlasti erinev, et meie siis kohalikud inimesed tarbivad seda Eesti meediat nii-öelda ja Ukraina kolleegid, et mina näen, et nad on tegelikult kogu aeg vaatamas Ukraina uudiseid, ehk siis nende portaalides. Portaalidest? Kas seal on Telegram-kanalid või on need mingi uudisteportaalid? Need on nii Telegram-kanalid kui ka uudistekanalid, et ma arvan, et mida nad praegu siis teevad, nad on kogu aeg selles infos. Et mis toimub, et kui meil toimub mingisugune kas või näiteks koolitus, seminar, ma näen, et nad kogu aeg jälgivad ja kogu aeg kas saadavad üksteisele mingisugune info, et me võib-olla nagu ühest küljest me proovime teha nagu koolist sellise koha, et nad kas või seal ei mõtle sellest kogu aeg. Kas sa oled näinud mingisuguseid ebakõlasid selle vahel, mis siin Eesti inforuumis
ütleb Ukrainas toimuva sõja kohta ja mida just nagu nemad teavad. Et kas on selliseid asju, kus öeldakse, et ei tee see asjast aru? Ei, me ei ole kunagi sellega kokku puutunud. Ja, palun. Seal on 2 küsimust tuleb, jah. Esiteks suur aitäh teile ja rääkida sellist akadeemilist keelt, võib-olla minu küsimus põhineb natuke sellistel anekdotaalsetel andmetel, aga ma olen tähele pannud, et vältimaks just seda konflikti, millest rääkisite, sageli kasutatakse väga libedat terminoloogiat, et pakutakse sellist neutraalset varianti, et kui me mõtleme selle dihhotoomia peale, kas see on sõda või see on erioperatsioon, siis mõned kutsuvad seda hoopis millekski kolmandaks, olgu siis kriis või humanitaarne katastroof ja sellised inimesed püüavad seda kaitsta sellega, et me olemegi väärtuste põhiselt humanitaarsed, me oleme kaasavad, tahame kaasata kõiki arvamusi. Ja ma loodan, et nii mõnigi ühiskonnaõpetuse või siis ajalooõpetaja meie seas saab nõustuda sellega, et see on libe tee. Ja tulenevalt sellest on minu küsimus, et kuidas te arvate, kui palju tähendust on koolis selle teema puhul semantikal ja kuidas saada üle sellest kolmandast libedast teest? Aitäh! Aitäh! Meie koolis me kasutame ühte konkreetset sõna ja kui me räägime ajalooõpetajatest, kes on ise ka sõjapõgenikud, et ma arvan, et nende kogemus lähebki nagu sellega, mida on ka meie pered on kogenud ja meie noored on kogenud. Ja kindlasti kool, me ei saa öelda, et kool on selline strateegiline kommunikatsioonikanal, kindlasti mitte. Aga see, et me nimetame asju nii, nagu need on ja ühest küljest me nagu väldime seda, et me ei lähe nagu konfliktsele teile. Ütlen ausalt, meie koolis on ka need pered, mis on siis erineval arvamusel. Et sellega me ka puutusime kokku, et õnneks ei ole väga palju, aga see oli ka üks suur hirm, mida ma õpetajana teen, kuidas ma seda juhendan, kui tekib selline konfliktne olukord. Aga ma arvan, et sellised inimesed, kui nad on sellises koolis, kus on need väärtused, kus hästi konkreetselt räägitakse, mis toimub ja miks me oleme siin, sellepärast, et on sõda. Et ma arvan, et siis see, mida nad alguses võib-olla arvasid, et see meeleolu neil nagu ka vahepeal ikkagi kaob. Ja sealt on teine küsimus veel, jah? Tere! Minu küsimus lähtub juba samast asjast, et sõja üks eripära on see, et tema ohvrid ei vali, et need, kes peavad põgenema, et nendel on erinevad seisukohad ja nende põgenike seas on ka inimesi kindlasti, kes tegelikult peavad võib-olla Venemaa agressiooni mõistlikuks. Et kuivõrd teil on kogemusi seal oma õpilaste perekondade seas sellise probleemiga, et teil on erinevaid arusaami sellest ja meil on väga palju vene koole, kes on öelnud, et nemad ei saa Ukraina lapsi sellepärast võtta, et nad kardavad neid konflikte, mis tekivad just sellel pinnal, et on erinevad arusaamid sellest konfliktist. Et kas teil oleks oma kogemustest mõni hea soovitus meie vene kooli direktoritele ja koolipidajatele? Väga hea küsimus. Et ma arvan, et alguses ja millest me nagu ka alustasime, on ka kooliväärtustest ja igal koolil on oma väärtused, millest me lähtume, ükskõik millest me tegelikult räägime. Ja mis puudutab seda, et kas mina olen kokku puutunud nende peredega, kes on siis teisel arvamusel. Et nii nagu ma ütlesin, võib-olla alguses need olid, aga kuna meie kool on täis neid väärtusi, täis need põhimõtted, et miks me seda teeme, täis need inimesi, kes väga usuvad sellesse, mida nad kogevad, mida nad kogesid ja vahepeal ma olen kuulnud ka seda, et
et inimesed omavahel rääkides, Ukraina inimene ütleb, et nii on, ma olen seda näinud, kuidas te ei saa mind usaldada selles, mida ma olen näinud. Sest see teine inimene räägib hoopis absoluutselt teist juttu, mida ta on siis, ma ei tea, kas televiisorist või internetist on vaadanud, on kuulnud. Ja ma arvan, et kuna meil on need inimesed, kes on seda läbi elanud, kes on ka näinud seda, mida ma mäletan, et üks Ukraina õpetaja ütles tööintervjuul, et kõige õudsam asi, mis tema elus on juhtunud, on see rong, millega nad sõitsid Ukrainast. Ja see on tegelikult igal inimesel meie koolis. Et tõesti, et see meeleolu meie koolis on hästi konkreetne. Soovitused Vene koolijuhtidele, mitte Vene koolijuhtidele, vabandust, Vene õppekeelega koolidele. See on väga hea küsimus ja ma arvan, et ma jään praegu vastuse võlgu, aga ma arvan, see on midagi, millest siis Vabaduse kool saaks ka mõelda. Et ma natuke võib-olla julgeksin siis sõnastada, mida mina aru sain, et võib-olla on vaja, et mõned Vene koolid võtaks selgemalt sihikule oma kooli väärtused ja võib-olla just nemad leiaks ikka selle, et mingisugused euroopalikud väärtused või mis sead Eestiga on palju suuremad ja tugevamad kui need väärtused, mis neid kui Vene rahvast seavad oma vahel. Ja, aga nagu see, need väärtused ongi nagu tõesti see võtmesõna. Aitäh, see praegu on aeg on kahjuks läbi saanud, aga me kohtume veel paneelis. Ja kui ei midagi muud, siis me igal juhul loodame, et see Vabaduse kooli lugu saab olema üks edulugu. Aitäh!